25 aastat tagasi esimese Paunvere väljanäituse eel sadas öösel vihma. Tõsi, hommikul paistis ilus päike, nii nagu ka täna Palamusel. Esimesed väljanäituse külalised, aga mõistagi ka oma toodete ja teenuste pakkujad on juba kohal. Eks vaatame, mis päeva jooksul sündima. Aga enne kui ma annan päeva ülevaate, et mina olen muides Kait Kall, et minuga kohtute päeva jooksul pikemalt, aga anname siin ühele mehele sõna, kes on siin vallas ilmselt väga tähtis. Vallavanem Taavi Aas, teeme aplausi, võtame ta vastu. Head laadalised ühel pool teisel pool letti, väljanäitusosalised, muusikud, pillimehed, kõik, kes te olete täna siia tuld. Korraldajad on oma töö teinud, kõik on laadaks valmis sellel aastal. On saadud ka korralik kokkuleppe ilma osas, et see on selline koht, kus kunagi ei tasu võtta kõige odavamat pakkumist, vaid kõige parem pakkumine. Sellel aastal tundub, et on nii läinud. Nii et kõik on valmis selleks, et sellel aastal, kui tavaliselt on nii, et öeldakse, et kõik teed viivad Rooma, siis ühel päeval aastas on nii, et kõik teed toovad siia Palamusele. Väljanäituse perenaine Aive. Seda aastat on aednikud küll kiitnud, küll kirunud. Kuidas selle näituse põhjal võib öelda, oli siis aednikel hea aasta? Ma arvan, et oli. Ja tundub, et alguses ei saanud taimed vedama ja nüüd ei saa enam pidava, sest väga suuri aiasaadusi on. Võin järjest välja tuua, on suured õunad, 730 grammi õun. Küsisin aia perenaiselt, et kas õunapuu ikka elab veel. Tõeliselt suured, siis ebakudooniad, võiks liigitada õuna suuruseks, jälle mega suur ja nii edasi, erinevaid huvitavaid asju on. Oli ka mõningaid aiasaadusi, mida tavaliselt ei ole? Jaa, lufad, nii nimetatud käsk, kõrvits või matšalka, nagu vanasti öeldi. Pole kuulnudki. Sisust tehakse nuustikuid. Mina ei olnud ka kuulnud, nüüd nägin. Ja on see siis tüüpiline Eestimaa taim varsti või? Mis arvate? Oska öelda, kui 2 inimest on seda nüüd siia meie näitusele toonud, siis mine see teha. On igal ühel oma nuustiku põõsas võib-olla varsti. Et kui šaakalid on meil juba olemas, siis varsti ka, kuidas see taim oli? Lupa. Lupa. Aga kunagi, kui Luts kirjutas Kapsapea
raamatu, siis ju peaasjalikult kapsaid ju põrreldigi. Kuidas tänavu kapsasaaliga? Meil kahjuks kapsapea-nunnut ei ole. Et kohalik naisterahvas vaatas küll, et meil ei ole kapsast, et tal kodus suur, et läheb, käib ära, aga ta ei ole veel jõudnud. Aga võib-olla jõuab mine seda. Milline köögivili või aiasaadus veel tasuks esile tõstmist? Arbuusid ei ole igapäevane meie aias nagu näha. Siit sammast üle õue naisterahvas tõi 2 arbuusi käruga kohale. Siis ma naersin talle, et kas tulid Coopi-poest ja siis tal oli fotosüüdistus on kõrvale pandud, et see on ikkagi tema aiamaalt. Väga tubli. Aga kui kaugelt nüüd kõige kaugemalt tuldud on? Ma ei oskagi öelda, kas Valga, Võru on kaugemal kui Tallinnal, Pärnu. Meil on ikka kaugelt, Sopid on esindatud. Et erinevad kandid üle Eesti? Jaa, võin julgelt öelda. Peipsi äärest, Pärnu, Tallinn ja Kesk-Eesti, kõik on esindatud. No vaata, Livle, mis nad on teinuvad. Nad ei ole ühtegi kapsapead siia Paunvere väljanäitusele toonud. Mis muud kui et, head sõbrad, aasta pärast Paunvere väljanäitusel suurimat kapsapead premeerin mina 200 000 euroga. Täna on sul käinud siit kandle eest läbi, ma arvan, et ikka päris mitu tuhat inimest või? No ma ei julge lubada, aga võib-olla tõesti niimoodi. Ma vaatan rohkem pildi peale, kui ma nägin rahvast, kui julgegi vaadata, muidu võin sassi minna. Ütle, Kalle, miks sa siia tulid? Minul on see üritus, mis meil siin ma olen juba mitu aastat siia käinud. Mulle lihtsalt siin meeldib, sest see on ikka traditsioon siukene, on ju. Et minule, ma austan seda juba seda kevade vilmist pihta, seda vilmi ja seda kohta, seda Paunvere minu jaoks on see Paunvere. Mulle meeldib, ma tunnen ennast nagu oma inimene siin ka kuidagi. Eks oma... Siin on mees, kes on pea kõikidel, kui mitte just täpselt kõikidel Paunvere väljanäitustel kohal olnud. No ei tea, kas ma kõigil päris olen. Esimese magasin maha igal juhul. Ja. Aga suurem jagu tõesti. Kuidas selle aja jooksul publik on ka muutunud või pole üldse muutunud?
Ei tea, minu arust kõik tuttavad näod, aga väga võõrad ei kohta siin. Kõik ei tunne ka muidugi, aga noh, vähemalt minu kliendid on küll siuksed, kes iga aastasse ühed samad. On rahvast rohkem nüüd kui varasematel algusaastatel või vastupidi? Ma ei tea, siin keegi ennist just ütles, et täna on maru hea ringi liikuda, et rahvast on hõredalt, aga nagu sa näed, on asi tunduvalt tihedamaks läinud siin viimase tunni jooksul. Et ega siin väga ringi liikuda küll ei taha. Ma tänan õnne, et ma saan telgi all turvaliselt ühe koha peal seista. Lapsepõlv läinud on mööda, mina vanaks ja väsinuks saan. Ei emaks see oskus see suuda, neist haavadest päästa küll. Ei emaks see oskus see suuda, neist haavadest päästa küll. Kui lapsena lustilla luan, mina mängisin kaskede all. Siis oli mu süda nii puhas, kui allika vete kristall. Siis oli mu süda nii puhas, kui allika vete kristall. No peremees, oled ise selle mõtte peale tulnud, et kellamehe viina hakata tegema või? Ega keegi soovitust ei andnud, ikka tuleb ise mõelda. No mille pärast see kellamehe viin nüüd teistmoodi on kui mõned teised viinad? No aga ta on ju kellamehe viin. Vanaisa andis retsepti. Vanaisa on seal järve ääres. Ahah, seda pidi. No aga millest see kellamehe viin tehtud on siis? Ikka rukkist. Ülesoo põldudelt võetud rukkist. Vaat see on siis küll lugu. Mille vast aitab, kui üldse? Nii nagu kõik need joogid, igasuguse tõve vastu. Kui ei ole surmatõbi, siis saab ikka viinast abi. Hästi. Mis on see, mis Paunveret eristab teistest väljanäitustest või laatadest? See on päris hea küsimus. Siin on hästi lai valik. Kõik need Eesti huvitavate ja heade toodetega tootjad tulevad siia kokku. Et seal on hästi kirju ja hea valik on siin tootjate poolt pakkuda inimestele. Nii, et võib öelda vast Eesti kõige aia- ja talusõbralikum laatveid. Ja absoluutselt. Ja see on ikkagi nii pikkade traditsioonidega see väljanäitus. Et selles, ja asukoht on ka küllaltki hea, niimoodi päris keskel ta ei ole, aga ikkagi asukoht on hea. No iseenesest see on justkui investeeringute meelitamine Palamusele, sest kes siin ostab teie käest siis tükikese liha või osaleb loteriis, et kui nad on väljaspoolt Paunveret, et siis tegelikult ju nad toovad selle rahad kas Tallinnast või Tartust või kuskilt mujalt siia kanti. Ja meie oleme alati kohal, kui keegi tuleb raha tooma. See vastab tõele. Ja peab ütlema, et ja tänu kõigile muidugi, nendele lahketele annetajatele, kes nähes, et tegemist on laialdustelgiga, panevad sinna purki ka tõesti südametunnistuse järgi.
sa ütlesid, et sa oled nüüd olnud kõik need väljanäitused ise isiklikult kohal. Ütle, mis selle aja jooksul toimunud on? On midagi muutunud ka või on kõik nii nagu 25 aastat tagasi? No tõenäoliselt on hinnad kallimaks läinud ja esimestel aastatel oli ikka ilmapääsmeta vist see üritus aga ega muidu on ikka ju sama, et me oleme selle sama koha peal olnud ja siin on seda rõõmu on ikka kogu aeg näha. Organiseerimine tõenäoliselt on läinud võib-olla professionaalsemaks. Algselt oli rohkem selline õhinapõhine, aga eks ta niimoodi on arenenud. Mastaabid on jäänud suures plaanis samaks, eks see vana keskus paneb oma piirid ju. Sel aastal tundub, et on mõne koha pealt on õredam, mõne koha pealt on tihedam. Päris neid numbreid ei tea, aga ei, inimesed on ikka olnud rõõmsad ja paljud juba teavad siin neid kohti, kus kes on ja ma isegi tean, kus midagi on, lähed vaatad, kas on keegi jälle kohal ja nii et selline rahvapidu, ütleme ikkagi. Et ma siin 4, 5, 6 aastat järjest käinud, et ei viitsi enam minna. Äkki oleks aeg juba üldse, et tõmmata joon alla ja öelda, et aitab? Ei. Ma arvan, et see ikkagi see, mis siia kutsub, see peab säilima ja see on tegelikult selles pealkirjas sees. Paunvere väljanäitus ja laat. Nii kaua kui see idee püsib, nii kaua kui püsib väljanäitus, nii kaua püsib ka see üritus. Sisse lõtsid ja pommel on all ja seal veel. Siis neiu puisu andis ja kelle laua andis ja klaasidest mahutas veel. Siis neiu puisu andis ja kelle laua andis ja klaasidest mahutas veel. Kuidas Paunvere väljanäitus siis on ka väljanäituse laat? Jaa, inimesed on lahked. Tulevad igalt poolt kokku, ma vaatan, et Jõgivöölt ja Tartust ja igalt poolt on ja soomlasi on ja ütleme siis välismaalasi ka, et ma soome keeles saan nendega suheldud ja räägitud. Ja inglise keel ja vene keel ja kõik, mis vähegi tuleb, ukraina keel natukene on kehvem, aga muidu saame hakkama. Nii et täitsa rahvusvaheline värk? Jaa, absoluutselt. Nii nagu on Kuressaare turul on sarnastust siin ka tunda, kuigi eestlase ülekaal on suurem. Kes üldse käis vaatamas neid nunnu konkursil osalevaid asju, tõstame käe püsti? No ikka käisite. No väga hea, teie kahjuks hääletada ei saanud, see oli siis žürii valik. Ma loodan, et ka on olemas abilised, head abilised, kes on ka korraldajad ühtlasi. Aiasaadused siis jagame välja 2 siis kõrvalauhinda, ütleme nii väiksemat auhinda, mis ei ole vähem väärtuslikud.
erinevate põnevate aiasaaduste eest, näiteks Lufa ehk kästkõrvits, vanasti matšalka, seda ma ei teagi, mina pesin matšalkaga, tuleb välja, et on kästkõrvits, pudelkõrvitsad ja muskaatkõrvitsad ja selle eest saab preemia Angela Roots Eskost, Põltsamaa vallast. Teeme aplausi ja kas ta on ka Angela Roots siin? Üks mees kasvatas arbuusi 20,2 kilogrammi. Ma seda isegi tahaks näha. Kevo Kärp Mustlast. Ma loodan, et tal on see arbuus kaelas praegult. Viljandimaalt. Kevo Kärp, tule siia. Aga nii, kõrvalauhinnad käsitöö eest siis. Siin on isegi floristide tiimi fotonurk Sügismood ja seal on nimesi ka Aire Reenumägi, Anu Peri, Jelena Vesselova, Anneli Jüriõja, Heidi Nurk, Kristel Otsasson. Ma ei tea, kas nad tulevad kõik või tuleb esineja, igast teeme neile floristide tiimile aplausi. Nii, teine käsitöö auhind siis Tiina Karu Palalt Peipsiääre vallast, Tartumaalt ka käsitöö nukkude eest siis. Ju olid ilusad nukud, kas Tiina Karu Palalt on siin? Teeme tal aplausi ikkagi, jah, et kui ei ole ka. Suur Paunmere väljanäituse laatana Vinnuka kauaaegse osalemise eest tunnunäitusel Palamuse lasteaeda Nukitsamees. Nii et nemad on siis ilmselt järjepidevalt väga usinalt võtnud osa. No nii, sina oled lasteaiast siis mis ameti peal? Õpetaja, kaua sa juba oled olnud? 30 aastat. Keera sinna poole, et rahvas ka näeb 30 aastat. Teeme suure aplausi ja ikka veel närvid ei ole nii läbi, et täitsa ei värisegi. Peaauhind tuleb ja see on rikkaliku väljapaneku ja panuse eest nunnunäitusel Palamuse Ale Selts. Teeme neile aplausi, et saame tuttavaks, et mis see Palamuse Ale on, see kõlab nagu mingi soodukas. Kas Palamuse Ale Seltsist on keegi siin? Aga sina oled Palamuse Ale Seltsist ka äkki? Oled jah? No teeme aplausi ka siis. Millega Palamuse Ale Selts tegeleb? Käite siis rühmas koos niimoodi? Ja palju teil liikmeid on? No isegi üpris palju siis ja iga nädalaselt käite koos või kuidas, kes saab? Kord aastas? Meil on 30 aastat seda seltsi. No siis ei tahagi näha kogu aeg, kui nii pikalt on, eks ole. Igal juhul, et olete head tööd teinud, teeme aplausi ja auhind ka siin. Ja nüüd on aeg iselt, mida te olete oodanud. Kas kõigil on piletid käes? Mõnel on lausa mitu, ma tean, et osad on lihtsalt vaata tulnud ja ära läinud, et mõnel on siin korralikult kontrollimist mingi terve suguvõsa 30 tükki käes. Mis number nüüd pihta läheb, et saate kohe vaatama hakata. Mille pall siis nüüd tõmmatakse välja. Ja see on number 1. Käsi püsti, kellel on number 1. No ikka on. Üks 6, 2, 3, 6. Viimane number 6. On vä? Hüppa siia poole, kui on. No vaatame üle. 2, 3, 6. On õige. No nii, kuidas on nimi, kui tohib küsida? Anne Auno. Aga kas sulle oli see sinu pilet või sulle sokutati, et mine sina ei tahetud tulla või? Täitsa minu pilet. Täitsa sinu, oled siitkandi inimene asja? Abiverest.
olgu, ja mis sa nüüd, kuhu sa paned selle, korterisse või? ei, suvekodusse. No väga hea, oli sul sihuke asi puudu ka? Jaa, täiesti. Õige Eesti naine, nii et teeme ühe aplausi ja läheb Tabiverre siis grilli. Reelika, kuidas võib olla rahul korraldaja poolt seekordse väljanäitusega? Ma arvan, et sel aastal me oleme väga rahul. Ilmajad hoidis meid, külastajad olid olemas ja meie korraldustiim näitas tipptaset sellel aastal, et me oleme väga rahul. Järgmine Paunvere väljanäitus ikka tuleb või? Meie meeskonnana oleme planeerinud, kuna on juubeliaasta 25. ja me oleme välja mõelnud ka kuupäeva 14. september 2024. ikka Palamusel. Ja muidugi omalt poolt ma tahaksin tänada meie suurepärast meeskonda, kauplejaid ja loomulikult kõiki külastajad, sest meil on külastajad Eestimaa igast otsast, et aitäh teile, et te leidsite Palamuse. Olen otsinud ja leida püüdnud sind. Olen väsinud, otsa lõpebin. Olen küllalt palju näinud loodumist. Olen elustada proovin nurjumist. Kadunud on armu viljapuu. Kuhu kaugusesse on need taandunud. Kuhu arulage hea leile ja tee. Kuhu teel on ainult pagulaste reed. No proovime! Niidis jäänud, kajan asja, mis nagu laeti. Niidis tondin, vaevalt teha, mida seni on taetud. Just teiste moodi. mängid ka alati õiget lugu.